See maja on koolimaja, see on ehitatud 1867 ja kool tegutses siin 100 aastat täpselt. Nii et 1967 pandi siis kool kinni, kuna õpilasi oli liiga vähe. Praeguseks siis oleme meie selle renoveerinud nii-öelda endale teiseks koduks ja kuna hoone on suur ja ruumi on palju, et siis võib-olla tulevikus saab mingeid muid tegevusi ka siia juurde lisada. Hoone renoveerimise puhul me lähtusimegi sellest, et võimalikult palju säilitada seda, mis siin oli, ehk sellist originaali. Maja välisilmes oli seda päris palju. Näiteks see uks on täiesti originaal, see on lihtsalt korda tehtud. Kuigi alguses nägi see nii hirmus välja, et paljud restaureerijad ütlesid, et siin ei ole mõtet seda restaureerida, pigem teha uus. Aga meie lähtusime ikkagi sellest, et see puit on niivõrd väärikas. Ta on siin rohkem kui 100 aastat olnud, et ta on kõik oma mängimised ära mänginud, et kindlasti tasub seda hoida. Maja välisvoodri puhul soovisime samamoodi säilitada võimalikult palju algset fassaadilauda. Seda ei olnud väga palju alles, aga kõik, mis oli, see sai uuesti seina pandud. Et siin on siis näha see vana voodrilaud, mis varieerub oma laiuse poolest ja siis selleks, et maja väga kirjuks ei lähe, et lasime siis sama lauaprofiiliga teha uued lauad, mis küll kahjuks ei ole enam nii erineva laiusega, on ühelaiused ja seda näeb siis seal teisel pool maja fassaadil. Minu jaoks on kindlasti meeldivam olla vanas majas. Mulle meeldib vana maja hõng, mulle meeldib vaadata, kuidas see on ehitatud. Mulle meeldib näha meistrite tööd ja mõelda ka sellele, kes siin kunagi on kõik olnud. Et mis elu nad on elanud ja mis nad on teinud, eriti siin koolimajas on selle peale huvitav mõelda. Et just nagu kuuleks nende sammude kaja siin. Koolimajast endast siin väga palju säilinud ei ole, aga ühe suure leiuna oli nurgas tolmukihi all üks uhke koolilaud. See on mõeldud 4 lapsele. Siin on tallatatud nende ajalugu, siin on nende nimetähti siia plaadi sisse kritseldatud. Lisaks sellele tuli ühest kotist, täiesti tähelepandamatust kotist välja kooliaegsed raamatud. Usuõpetus oli tol ajal väga suur osa kogu kooliõppest. Nii et siin ongi lauluraamatuid ja jutluse raamatuid, mille järgi siis tõenäoliselt õpetati ka lugemist ja kirjutamist. Siin on näha nüüd katuse originaalne kate, mida nimetatakse pilbaskatuseks. Seda üldiselt väga palju kasutatud ei ole, aga siin on ta näha ja sellepärast me oleme sellega alles hoidnud. Et siin on ta täies ulatuses, nii palju kui seda säilinud on ta vaadeldav. See ruum, mis enne oli sahver, aga nüüd on kaasaegne vannituba, näitabki kõige paremini meie põhimõtet. Et ei pea kartma kasutada vanas majas kaasaegseid materjale ja lahendusi. See annab koos vanade meistrite tööga ainult asjale väärtust juurde.